3 Värvi, Eesti 2009 sinine, 8. ja viimasel jutuajamisel. Ja täna on meiega kultuuriminister proua Laine Jänes. Tervist! Kellele on mul kõigepealt üks väike kingitus. Väike, aga sisuka. Märgiline. Ma loodan, et ma ei lõhu seda kallist Gucci. See on Gucci. See on mingi Gucci, see on puha Eesti toodang. See on äge. Suur tänu. Kaunis. Me oleme valmis alustama. Harbad ja uhked. Mul tuleb meelde Balti kett ja laulupeod nüüd uuemal ajal. Ja mõned vanad filmikaadrid, kui ma olen näinud uurides oma doktoritöös Tuudur Vetiku elu ja tegevust, siis neid aegu, kui lauldi sajandi alguses. No kuidas need laulsid siin lauljad? Laulsid hästi? See vist praegust kõlas ringid. Nad laulsid väga hästi. Tundsid ära ka, mis koor, mis orkester? Meie skoor oli, ma ei tea, kas nad olid siis selle politseiorkestriga, kas oli tippikoor, ei ma nii täpselt nii kõla järgi ei oska arvata. See oli ametlik hümn, see on see, mis on koduleheküljel, minu arust on piirivalveorkester ja mis koor ma olen unustanud. Aga igal juhul on see Eesti Vabariigi ametlik hümni redaktsioon, mis siin kõlas. Aga räägime nüüd asjast. Kui ma saatsin kutse, siis ma kirjutasin sinna, et see intervjuu hakkab seisma 3 vaalal põhiliselt. Eks ta niimoodi hakkab olema, aga alustame selles mõttes algusest, et kui sa vaatad praegu, mis meil on 18. juuni 2009 ümberringi Eestit, siis millist Eestit sa näed? Ma näen nagu väga mitmesugust Eestit. Tartus on üks Eesti ja Tallinnas on ta natuke teistsugune ja Saaremaal või Narvas või Võrus või Valgas või Pärnus või Võrtsjärvel on ta hoopis teistsugune. Aga kirjelda need erinevad Eestid. No ma alustaks Tartust, sellepärast, et Tartu on mu kodu ja Tartus on kõik niisugune tuttavlik ja kodune ja ma ütleks südamlik, selline vaba ja
mõistev või mõistlik. Samas akadeemiline ja samas boheemlaslik. Ja need on kuidagi nii orgaaniliselt seotud, et ei tunneta niisugust järsku piiri või et kuidagi see Tartu oleks jagatud mingisugusteks kastideks. Tallinnas seevastu tunnetan ma niisuguseid erinevaid triipe või tasemeid või astmeid. Nagu klaveriklahvid? Nagu rahvariide triibud. Tallinnas rahvariide triibud? Värvilised, erinevad, kontrastsed. Aga milline meie vaim on? Milline on eestlane? Milline eestlane praegu on? Kas ta on selline rõõmsameelne või on ta kurvameelne? Või milline on meie vaim? Millest me mõtleme? Me mõtleme õigetest asjadest, valedest asjadest. No tead, mina ei ütleks, et õigetest ja valedest. Igaüks mõtleb neid asju, mida ta mõtleb ja selles mõttes ei saa öelda, et on see õige või vale. Iga inimese jaoks on õige see, mida tema mõtleb. Ja see, mida ta tunneb ja kuidas ta asju näeb. Isegi ju vaieldakse selle üle, et kas me värve näeme kõik ühtemoodi. Et mina täpselt ei tea, kas sinu sinine on samasugune sinine nagu minu. Minu sinine on lipu sinine. Ja on küll, aga ma ei tea, kas see täpselt see sinine, mida sa näed, on see sama, mida mina näen. Et kas see sinise toon või tema mingisugune nii-öelda siis tämber, kas see on selline samasugune, ühesugune. Nii et selles mõttes ma nagu ei tahaks anda hinnangut. Eks igaüks tunneb täpselt nii, nagu on siis vihane millegi peale või rõõmus ja selge on see, et inimesed tunnetavad ühest ja samast situatsioonist, leiavad väga erinevaid rakursse, kui näiteks, see ei ole ju mingi uudiseks, oli ju esitendus siin imearst. 3 inimest räägivad ühest samast asjast ja täiesti mitu erinevat lugu. Nii on elus absoluutselt iga sekund. Iga inimene, kes siit ära läheb, räägib seda, mida ta nägi või kuulis, mida ta üldse kuulis ja mida ta ei kuulnud. Et tegelikult ma ei kipu andma hinnanguid, mis on õiged ja valed asjad ja isegi kui ma räägin oma mingisugusest nägemusest või arvamusest, kuidas mulle tundub, siis see kindlasti ei pretendeeri mingisugusele 100% tõele või absoluutsele tõele. See on see, kuidas mulle tundub. Aga on sul enda hea siin praegu? Siin nüüd ja praegu. Mitte siin nüüd ja praegu, aga Eestis praegu. Aga minul Eestis on alati meeldinud ja tegelikult, kui ma saan 45 aastat vanaks sellel suvel. Ei usu.